Tere, Tiiu Tarot siinpool, head seda aastat kõigile, vist uut aastat enam soovida ei tohi. Seega rõõm on teiega ka kohtuda ka 2026 aastal. Me vaatamegi siit kaardipakist nüüd, mis on selle aasta sõnumid, mida sa pead teadma. Ka sellised olulised sõnumid võib-olla sulle selleks aastaks ja kui sa tahad vaadata, mida toob aasta 2026 lugemist, siis see on juba tiiutarot.ee kodulehel üleval ja kui sa tahad endale isiklikku lugemist selleks aastaks siis tellida, et mida kõik 12 kuud sulle toovad, siis kirjuta mulle tere@tiiutarot.ee. Aga vaatamegi, mida kaardid meile siis öelda soovivad. Esimene kaart, millega me alustame, Sauade 4 tagurpidi. Sauade 4 tähendab, sa oled täpselt õigel ajal, õiges kohas, sa oled õigel teel, sa oled juba teinud õigeid valikud ja edaspidi teed ka. Aprillikuu saab selles kaardis väga-väga oluliseks. Sauade 4 kui kodukaart, kinnisvara, ostud, müügid, kes tahab endale uut kodu, ta on väga-väga nagu mõnus, soe, soodne, armas kaart selles suhtes. Sauade 4 on ka hingesugulaste kaart. Tihti ta, kes on suhtes, ta ennustabki kokku kolimist, kihlust, abielu, perelisa, lapse, ta on väga nagu selline nunnu ja kodukeskne ja perekeskne nagu kaardikene, kes on vallalised. Sauade 4 tavaliselt toob meile siis hingesugulase, kellega luua see imeilus suhe. Ja Sauade 4 on nagu, sa tunned selle inimese selle järgi ära, et siin ei ole nagu mingid ilutulestikud ja tuled ja viled ja see ei ole nii intensiivne energia. Sauade 4 on pigem nagu selline armas ja soe ja hästi toetav, ta on mugav, sul on temaga juba algusest peale hästi mugav, ta on nagu selline tuttavlik nagu tunne ja sa mõtled, et kus ma tean teda, ta tundub nii tuttav või tema energia minu jaoks nii tuttav, sest ta tähendab seda, et see on tuttav tegelikult eelmistest eludest, et ta on natuke ka selline eelmiste elude nagu side ja ta tuleb jälle meie ellu, ta on väga-väga armas selline taaskohtumiste kaart ja kogukond ja inimesed meie ümber ja need grupid inimesi, kes on loodud meiega koos kulgema läbi selle elu, et on väga nagu selline suhete keskne, inimeste keskne, et väga-väga armas. Järgmisena täht. Täht õigetpidi, see tähendab hingesugulast. Täht tähendab ka kohtumist iseenda saatusega. Sa hakkad tegema midagi teistsugust, midagi imelikku. See kaart ennustab meile karjääripöördeid ja täht on nagu selline lõpuks ometi ma tean, kes ma olen ja mis ma elus tahan. Et me ei sõltu teiste arvamusest. Me hakkame võib-olla ka kandma imelikumaid riideid või imeliku soeng või sa nagu tahad olla justkui uus sina. Täht ongi selline uuesti sündimine, aga täht ennustab ka näiteks au ja kuulsust, rohkem tuntust ja nagu, et kui sul on näiteks tegutsed sellistes valdkondades nagu meelelahutus või muusika, kunsti, kultuur, siis täht on väga-väga äge kaart selleks. Aga kui sa isegi ei tegutse nendes valdkondades, siis täht lihtsalt tähendab seda, et lõpuks ometi ma teen nagu õiget asja, et see nagu kohtumine iseenda saatusega. Täht ongi ka nagu saatuse kaart ja saatuslikud kohtumised ka hingesugulastega, et õiged inimesed tulevad sinu ellu õigel ajal, et tead, sa oled üli õigel teel ja tähekaardiga imelikkus on rikkus, ära peatu, teegi ägedaid, unikaalseid, teistsuguseid asju, mida sa varem üldse ei ole proovinud.